Aitäh, et olete alla laadinud Käkikeerajate nädala ringvaade. Nüüd on teil võimalik seda teha ka otse iTunesi kaudu. Sealt saate ka iga nädalase saate oma arvuti, iPad, iPod või iPhone'i jaoks. Siin on Käkikeerajate nädala ringvaade. Uudised otse Ülemnõukogust. Uudised, mis ei ole läbinud ühegi partei tsensuuri. Sel nädalal hoiatakse Eestisse investeerimise eest. Paljud IRLi valijad arvavad, et Laar ei esinda nende vaateid. Hiina sunnib Eestit eurot päästma. Õllesummer, masside rahustaja. Ja õnnitleme auväärses vanuses Ameerikat. Hakkame pihta. Welcome to the World Forum for Foreign Direct Investment 2010. We are proud to host this event in Tallinn. Tallinn has been an important trading center since the Middle Ages, and the city continues to be shaped by its business-like outlook. As the world economy recovers from the recent downturn and investors seek new opportunities, more Estonian companies are shifting their sights to foreign markets. Today, Estonia is one of the freest economies in the world and one of the easiest places to do business. Aasta tagasi oli meil ilus jutt ette valmistatud Euroopa investeeringute turvalisuse nõukogu jaoks. Tallinna konverentsil kiitsime Eesti valmisolemust välisinvesteeringuks. Olime oma ettekannetega täitsa rahul. Here in Estonia that euro will make Estonia even more attractive for foreign direct investments. You will be very welcome here in Estonia anytime, and your investments will be very welcome here in Estonia anytime. Thank you very much. Vaevalt aasta hiljem nende avaldatud raport leiab, et viimaste aastate jooksul on Eesti valitsus seganud end erasektori äritehingutesse sellisel moel, et see seab kahtluse alla Eesti sobivuse välisinvesteeringuteks. Eesti on paigutatud erilise valve nimekirja koos teiste riikidega, mis rikuvad finantsnorme ja peletavad investeeringuid Euroopast. Nagu teame, on meie tubli valitsus suutnud tõmmata naha üle kõrvade mitmetel suurtel välisinvestoritel, kes arvasid, et ka Eesti valitsus peaks ausaid rahvusvaheliste investeeringute reegleid järgima ja ei ole seetõttu võimulolijatele pakkunud meil levinud tavapäraseid hüvitisi. Loodame, et see väike tagasilöök Eesti tublisid käkikeerajaid eriti ei heiduta. Küllap leiame ka selliseid investeerijaid, kes on nõus meie tavasid austama ja kes saavad aru, et mida rohkem nad otsuste tegijatele hüvitisi annavad, seda rohkem nad lihtrahva kulul teenivad. Need vahepealsed aastad on olnud tormilised ja mitmed ka meie enda poolt välja käidud kavad on tulnud edasi lükata, osad katkestada selleks, et täita tähtsamat eesmärki. Hoida Eestit koos, hoida Eestit tulevikku vaatavana ja kindlana. Me oleme seda teinud. Võib arvata, et kui keegi oma partei kandidaadi poolt hääletab, siis sellepärast, et ta arvab, et too esindab ta vaateid kõige paremini. Tartu Ülikooli valimisuuringu tulemused näitavad, et nii see enamast ongi sotside, kesikute ja reformikate poolt hääletanutega. Kummalisel kombel, mitte aga nendega, kes andsid oma hääle IRLile. Uuring näitab, et ainult natuke üle poole IRLi valijatest arvavad, et IRLi esimees, Eesti käkikeeramise looja ja hing Mart Laar esindab nende vaateid kõige paremini. Politoloogia osakonna lektor Rein Toomla arvas, et kuigi valijad partei esimeest Laari ei usalda, meeldis neile siiski mõni teine IRLi kandidaat. Aga meie analüütikud arvavad, et tal on ainult osaliselt õigus.
Paljud valijad ilmselt veel mäletavad, et Mart Laari valimislubadus on nagu haisupilv, mis peale valimise hajub. Me lubasime lühidalt öeldes 3 asja. Me lubasime esiteks seda, et me suudame koos oma hea valitsuspartneriga tagada selle, et Eesti jõuab eurotsooni. Me lubasime seda, et tööpuudus hakkab vähenema. Kõigepealt täpsemalt öeldes lubasime, et tema kasv peatub ja ta pöördub tööpuudus langusele. Ja kolmandaks me lubasime seda, et IRL blokeerib kõik katsed maksukoormust ühel või teisel viisil tõsta. Me lubasime, et me saame sellega hakkama. Kuigi nad Mart Laari ei sallivad nad Savisaart ja Kesikuid veelgi vähem ja sellepärast andsidki nad oma hääle mõnele IRL-i kandidaadile. Mart Laar ja ta kaaslased on ilmselt tänuvõlgu Kesikute suurele juhile Edgar Savisaarele selle eest, et nad 5% valimiskünnise ülatasid. Kurjad keeled räägivad, et Hiina suursaadik Eestis, Huang Zhongpo, on andnud meie valitsusele mõista, et kui meie ei hakka eurot kaitsma, võib Hiina kas või Eesti vastu sõja välja kuulutada. Probleem seisab sellest, et Hiina on pikemat aega proovinud oma rahvusvahelisi valuutaarveid erinevate riikide valuutades hoida, et nad ei peaks üleliia USA dollaritest sõltuma. Viimastel aastatel ongi Hiina ostnud suurearvuliselt eurosid, sest eurode väärtus tõusis samas kui dollar langes. Aga nüüd ähvardab Kreeka, Portugali, Iirimaa ja varsti ka Hispaania ja Itaalia majanduskriis eurot ja seega ka Hiina majandust. Vaevalt, et Hiina meiega sõdima hakkab, aga kuna meil pole rünnaku puhul muud välja panna kui 200 sõdurit skautpataljonist, nagu on teatanud kindral Laaneots, oleks siiski parem, kui laseme lihtrahval veelgi enam püksirihma pingutada ja asume, nagu nõudis Huang Zhongpo, veelgi rohkem eurot toetama. Kui Karl Marx leidis, et usk on masside oopium, siis Ameerikas leiti, et televisioon täidab sama otstarbe. TV sucks the brain right out of the skull. So next seminar we'll probe the content of television. Aga Eestis, kus moonipõllud pannakse põlema, kus usk on unustatud ja kus televisiooniprogrammid on enamasti magedad ja maitsetud, oli vaja uus rahva uimasti leida. See õnnestus suurepäraselt, kui tublid Eesti käkikeerajad ja nende parteid ja ärikatest partnerid asustasid õllesummeri. Isegi Marx oleks selle toreda masside rahustamise vahendi üle uhke. Kuigi Eesti noorte laulupidu lauluväljakul häiris õllesummeri ettevalmistusi, loodame, et saame ka sellel aastal õllesummeriga lihtrahvast rahustada ja tublidele käkikeerajatele palju pappi koguda. 4. juulil pühitsesid ameeriklased oma vabariigi 235. sünnipäeva. Nad teevad seda tagaõues grillimise, paraadide ja tulevärkidega. Meile tundub selline üldine rahvapidu muidugi võõras, sest seal räägitakse sellel päeval enamasti vabaduse deklaratsioonist ja põhiseadusest, mis garanteerib rahvale palju õigusi ja mis meie võimueliidil valitsemise päris võimatuks teeks. USA riigiloojad ja põhiseaduse valmistajad tegidki rahva kõige kõrgemaks võimukandjaks, nagu meie põhiseadus õnneks ainult lubab. Nende kongress koosneb senatist ja saadikute kojast, kes on demokraatliku valimisseaduse alusel rahva poolt valitud. Nood peavad omavahel seadustega kokku leppima ja president, kes on samuti rahva poolt valitud, peab samuti nõus olema. Meil pole sellist tülikat lihtrahvast sõltuvast asjaajamist vaja, sest meie võimueliit koosneb ainult kõike teadvatest parteijuhtidest ja nende ustavatest parteisulastest. Oravate juhid võivad ja peavadki oma tahtmise Riigikogus läbi suruma ja meie president, võimueliidi poolt ametisse määratud, aga muidugi rahva poolt palavalt armastatud Ärma Toomas, allkirjastab neid kuulekalt. Rahvaga me ei pea õnneks arvestama. Seepärast ei olegi meil riigisünnipäev mingi rahvapidu.
Seda peabki pühitsema võimueliit ainult omavahel eliidile sobiva pingviinide palliga.